Okei, katse 3, Markus paneb jälle taimeri käima, et me siin poolt päeva ei jutustaks ja nagu te kuulsite, siis kaamera taga täna meil Markus, mitte Silver, kuigi me oleme Pille kus kohas. Me oleme täna Tallinna stuudios. Ja Tallinna stuudios hakkab ka vaikselt kodusemaks saama, nii et jess, me oleme stuudios seekord taas ikkagi Kristel ja Pille. Pille ja Kristel! Et ei pea siin, jaa! Aga Kristel, kes meil täna stuudios on? Meil on stuudios täna Mariken Ross, üks minu absoluutseid lemmikinimesi vähimaastikul, kui üldse selline asi saab olemas olla. Mariken, sina täna toimetad Sotsiaalministeeriumis, aga sul on väga äge taust ka hematoloogina ja kindlasti palju muudki peidus sinus, nii et saame kõigepealt tuttavaks. Kuidas sinust sai Sotsiaalministeeriumi ametnik? Kust sa tuled? Tead, minust sai Sotsiaalministeeriumi ametnik ja issand, kui õudselt see kõlab, selliselt välja öelda, ma pean tunnistama. Aga riigiametniku positsioonil on omad võlud. Sai sellepärast, et ma tahtsin. Täitsa ei ole mitte kedagi teist süüdistada. Ise vabatahtlikult leidsin, et ministeerium on hea koht. Mis sa teed seal? Ma teen seal sellist... Mul on hästi keeruline ametinimetus, mille peale tavaliselt tekib natukene sellist kõrgendatud kulmu. Minu ametinimetus on spetsialiseeritud abipoliitika juht. Mul kerkisid? Mul üks. No kokku 3. See eestikeeleliselt minu meelest ei ole õnnestunud. Aga ma tänaseks tõlgin teda enda ja teiste jaoks siis selliselt, et minu vastutada poliitika kujunduses on eriarstiabi ja haiglavõrk. Ja see on nagu kontseptsioon, millest enam-vähem ühtemoodi aru saavad. Ja ministeeriumis ma olen hetkel sellepärast, et mulle tundub, et Eesti tervishoius on asju, mida saaks ära teha. Mulle üldiselt väljakutsed meeldivad. Ja ma arvan, et see saab olema hästi põnev paar aastat puhtalt juba selliseks isiklikuks kõrgemaks punktiks, et mis siis tehtud saab ja kas siis tehtud saab ja kuidas tehtud saab. Et see on selline enesele tõestamine ilmselt kõige suuremas osas. No väga äge, mis me siiamaani oleme juba kuulnud, siis mõtted ja ambitsioonid on suured ja me jõuame saate jooksul kindlasti ennast ka täna rääkida. Aga enne seda, kui sa ministeeriumisse läksid täitsa vabal tahtel, töötasid sa hematoloogina ja enne kui me siin kaamera käima panime, siis mul tuli edasi anda päriselt ikkagi oma sõbrannade tervitusi Marikenile, kes on Marikeni patsiendid, nii et ikkagi väga hea arst oled sa ka oma varasemas elus ja ilmselt elu lõpuni. Et mis see hematoloogia ja kuidas sa sinna üldse jõudsid või? Ma olen selles mõttes võib-olla natukene ma ei tea, kas tavapärane näide, pigem kui ma oma tutvusringkonda mõtlen, siis mitte nii väga, aga arstiteaduskond ei olnud keeruline valik. Ma lõpetasin keskkooli suhteliselt varakult, vanuseliselt. Mis see tähendab? Natukene nooremana. Kui vanana? Ma olin 16, kui ma keskkooli lõpetasin. Ja siis mulle tundus, et minu nagu mõte keskkooli lõppedes, ma käisin Treffneris, tervitused kõikidele klassikaastele, et ma ei taha kohe veel minna edasi õppima midagi sellist, mis nõuab nagu tõelist süvenemist. Et see mõte mu peas, et ma arstiks tahan minna, see oli olemas, klassikaaslased läksid ja mina tundsin, et ma tahaks kuidagi natukene midagi vahepeal muud teha. Nii et ma tegelikult aasta aega võtsin sellise, vaheaasta, tegelesin muuhulgas inimgeograafia õpingutega, olen läbinud ka mingisugused maateaduste aluste praktikumi, välipraktikumi näol ja nii edasi. Demograafia oli hästi põnev õppeaine. Ja siis läksin arstiteaduskonda siis nii-öelda aasta hiljem. Aga vanuseliselt siis ikkagi pesamunana, nii et seda pisikese lapse rolli ma olen saanud täita mitmetel kursustel ja mitmetes koolides. Aga seda, et ma tahan hematoloogiks saada, seda ma teadsin suhteliselt vara. Sest esimene kursus on selles mõttes, võib-olla tänapäeval on teisiti, mina olen ka juba vanem inimene, eks ju. Et meie ajal oli ikkagi see, et esimesel kursusel tahtsid kõik saada, kardiokirurgiks, neurokirurgiks ja kui neid kahte tõesti kuidagi ei saanud, siis kardioloog ja neuroloog oli võib-olla veel aktsepteeritavad valikud, aga mingisugune ülejäänu pudi-padi, see oli selline ma võin ette ruttavalt öelda, et kardiokirurge ei saanud meist kellestki, ega ka neurokirurge, ega ka kardiolooge minu rühmas. Et natukene see aeg pani nagu paika. Aga hematoloogia oli erakordselt põnev,
kuidagi minu jaoks. Mulle tõesti meeldis, ta on õudsalt suure ampluaaga eriala. Sa pead teadma kõigest kõike, sest mingil määral see vere, ütleme, koostis, muutused, luuidi funktsionaalsus, see käib nagu selle organismiga kaasa, saab kõikides teistes vaadetes ka. Ja teine, mida ma nagu võib-olla mõnevõrra erandlikult juba siis ka teadsin, oli see, et mulle meeldib tegeleda ka vähipatsientidega. Kuidas sa seda teadsid praktika käigus, lihtsalt kuidagi tundus, et päris tore? No päris nii võib-olla väljenduks, kuigi mõte võib ju samaks jääda. Mitte isegi seda, et päris tore. Ma tabasin selle ära, ma arvan enda jaoks nagu sellise klõpsuna kusagil kas viimasel kursusel või residentuuri esimesel aastal. Ma sain aru sellest, et mis on nagu peamine põhjus, miks inimesed või miks on, ütleme, üleüldse personalil, nii õdedel kui arstidel kui ka kogu ülejäänud personalil, eks ju, vähipatsiendiga keeruline tegeleda, on see surma osa kogu selles temaatikas, eks ju, ta ei ole meile ühiskondlikult hästi vastuvõetav, ta on meile inimlikult üsna keeruline teema ja see, et sa siis valid oma professiooni selliselt, et see on nagu osa sinu igapäevatöös, see eriti noorena tundub nagu kuidagi hästi vastuvõetamatu, et see on mingi kauge tulevik, vanade inimeste probleem ja üldiselt mind ei puuduta. Aga mina teadsin, minu jaoks käis see klõps nagu ära, et ma võin tegeleda ka surijaga, ka selles kõige viimases elulõpufaasis. Mul on seda jõudu, et ma ei nõrke ise sinna kõrvale selles mõttes ära, aga et ma saan teda toetada. See, et ma ei saa teda ravida, see on nagu väike osa sellest tegevusest. Ma saan seal kõrval olla. Ma saan, kui ma mitte midagi muud enam ei saa, ma saan kätt hoida. Olgu, tõesti muuga, kuidas on. Ja see on selline nagu vabastav tunne. See teeb sulle selle edasise elu selles mõttes nagu palju lihtsamaks, et sa aktsepteerid, et on mingi hulk kohti, situatsioone, kus sinu ütleme, sellised sekkumisvõimalused on piiratud ja sa teed seda, mida sa saad teha. Et mulle see osa minu töös tegelikult meeldis ja on algusest peale meeldinud. Nii kummaliselt, kui see võib-olla nagu mingis muus vaates ei kõla, eks ju. Ja see ongi see sama suhe surmaga, mida me oleme hästi palju nagu rääkinud, inimest on see nii erinev. Et sul on ta selline... Meil on hea suhe. Meil just eelmine podcasti osa ju oli Jane Kajuga, kes on surmatuula ja toetabki inimesi elu lõpul ja aitab selle teemaga toime tulla, nii et kui sa veel ei ole kuulanud, siis kuula kindlasti. Väga ilus saade. Ilus saade sai, jaa. Aga see, mis sa praegu kirjeldasid, minu meelest, seda tahab iga patsient tegelikult kuulda, et sa ei ole ainult nagu kliinilise abipakkuja, vaid tegelikult sa oled ikkagi tervikuna inimese jaoks olemas ka siis, kui sul käed on lõpuks seotud ka selle järgmise ravimi väljakirjutamise mõistes, et aga teistpidi see arsti enese hoid seal taustal ka on ju, et kõik need emotsioonid ja tunded, mis kaasa tulevad selle raske osaga sellest haigusest, siis kuidas sa selles osas oled ennast hoida saanud? Ma pean ausalt, ma ei ole selles mõttes ilmselt nagu hea teejuht teistele, et minu jaoks ei ole see probleem olnud kunagi. Mul on olnud raskeid perioode karjääris, ma ei saa nagu selles mõttes kuidagi öelda, et mul oleks nüüd kõik, alati on kõik õudselt lillepidu. Aga need probleemid minu jaoks on alati olnud pigem mingid muud. Kas me räägime töökoormusest või mingist protsessi juhtimisest või millestki sellisest, eks ju. Aga see patsiendi või inimesega tegelemine, sest sisuliselt ma ei tegele ju patsiendiga, ma tegelen kogu selle tema ümbritseva keskkonnaga, on ju. Et see on minu jaoks olnud alati pigem puhas rõõm. Ma ei mäleta. Ikka on neid patsiente, kes ma võin praegu ka tõenäoliselt nimetada umbes 10. Ma ei nimeta, aga põhimõtteliselt on üks 10, keda ma nagu tean detailideni, et keda ma mäletan mingisugusest läbi aja ja kes tõesti on olnud minu karjääris hästi olulised. Aga ma ei mäleta neid negatiivselt. Nad olid suur rõõm. Nendega oli nagu tõeline, ma ütleks, et nad on minu elu teinud palju rikkamaks ja mul on hea meel, et ma sain mingi osa nende teest nendega koos teha. Et minu jaoks see osa on pigem olnud alati nagu positiivne või selline mind toetav. Kusjuures mul praegu hommikanuga saates Anu küsis mu käest, viidates Toivo Tänavsuu ühele tsitaadile, et tuleks vähihaigetelt õppida seda suhtumist aega või üleüldse elusse. Et kas sa tunned, et su patsiendid ka õpetavad sulle midagi või kuidagi on aidanud sul oma elus mingisugust fookust seada
Ja seda ütlevad tõenäoliselt kõik, kes nende inimestega tegelevad ja see ei ole mitte ainult vähipatsientidel, vaid eks see käib muid erialasid mööda ka, et eks väiksemad probleemid muutuvad väiksemaks. Et sa õpid hindama selliseid põhimõttelisemaid asju elus ja üldiselt see, et kas koer su tuhvlid ära näris või mitte, et see on nagu nii väike mure selles maailma mastaabis, et sa õpid väikestest muredest mööda vaatama. Või teoreetiliselt see peaks olema nagu see võimalus. Aga me peame, see, mida mina kirjeldan, on natukene, eks ju, ka ideaalmaailm. Ja me peame aktsepteerima ja me peame nõustuma ka sellega, et meil on ka patsiente, kes ei taha infot teada. Et mul on olnud nagu väga erinevaid kogemusi, mul on olnud ka patsient, kes ei ole rääkinud, vähemalt minu teada, oma naisele, kuni lõpuni, et ta haige on. Ma ei pea seda võib-olla isiklikult õigeks, aga kuna tema valik see oli ja tema oma elu selliselt tahtis elada, siis ma toetan teda nii palju, kui ma suudan teda sellel teekonnal toetada. Aga on ka olnud neid, kes on algusest peale öelnud, et jah, et palun kõike täpselt nii, nagu seis parajasti on, et ma olen praktiline inimene, ma tahan teada, kuidas asjad on. Et seda tuleb nagu ka arvestada, et inimesed on erinevad. Ja inimeste ootused on erinevad ja inimeste võimekus mingisuguseid asju aktsepteerida on erinevaid. Jah, sest tegelikult sa ju lähtud, patsient on sinu materjal, sa igati pidi lähtuda sellest nii-öelda patsiendist, on ju. See on töötelja materjalist. Mis ma küll seda ei ole teinud päris ausalt, et ütleme, kui on ikkagi mingisugune info, mida ma tunnen, et see patsient peab saama, et see mingil põhjusel nagu tõesti on väga vajalik mingisse süsteemi asetamiseks või mingite otsuste tegemiseks, et need me oleme ikkagi läbi rääkinud ja arutanud ja jõudnud selleni, et jah, need me räägime. Aga see tahab rohkem aega, kui meil tihti on, ja see on lihtne vabandus, mida tuua, aga eks ta tahab ka väga head inimese tundmist ja seda kõigil ei ole. Jah, eks see paistab ju erinevates ametites välja, et on need, kes ongi inimesed ja ükskõik, kas sa oled lõpuks apteeker, arst, poemüüja või ma ei tea, kaablipaigaldaja, kes peab ka kellegi koju minema inimestega suhtlema, et eks inimesed ongi seal erinevad, aga tundub jah, et sa väga nagu, et see on su kutsumus ikkagi, mulle tundub olnud. Mulle meeldib arst olla. Ma ei saa sinna nagu kuidagi vastu vaielda, aga ma ei ole arst. Ma seletan oma tudengitele seda selliselt, et läks natuke tausta kaduma. Tähendab taustalt lisaks, mida ma muud olen põnevalt teinud. Ma olen pikki aastaid olnud õppejõud. Ja üks ainetest, mida ma oma tudengitele olen siis õpetanud nii bakalaureuse kui magistriõppes, on isiksuse psühholoogia. Ja üks harjutusi, mida me seal nii-öelda selles madalama astme õppes läbi teeme, on siis see identiteedi, eks ju, nii-öelda identiteedi ja rollide määramine ja määratlemine ja nende prioritiseerimine ja kõik see osa. Ja kui me tegelikult vaatame uuringuid ja me vaatame teaduskirjandust ja kui me räägime näiteks arstidest ka juhi kontekstis, siis mis teeb nagu juhtimise arstide või üldse tervishoiutöötajate sees keeruliseks ongi see, üks osa on see identiteet või rollikonflikt. Sest kõik uuringud näitavad, et kui sul on arstist juht ja sa küsid ta identiteeti, siis ta esimesena on arst ja siis tuleb juht. Mina olen natukene selles mõttes teissugune, et minu jaoks see arst on olnud üks osa minu identiteetidest, aga ma võin neid vahetada. Ma ei pea olema arst. Ma saan endaga hästi hakkama ka situatsioonis, kus ma ei ole arst ja ma olen riigiametnik. See ei tekita minus sellist tunnet, et ma nüüd olen mingi väga tähtsa osa oma elust kuidagi ära kaotanud. Aga see ei ole tavapärane, pigem. Jah, aga see on tegelikult selles vaates universaalne, on ju, et nii nagu inimesel ongi mitu rolli, sa oled jätkuvalt arst, mis siis, et sa täna nagu aktiivselt ei praktiseeri, et see osa ja kogu see kogemus on sinuga kaasas. Nii nagu mina patsiendiks saades ei kaota ära seda oma varasemat identiteeti ja kogemust, et mis teinekord tervishoiusüsteemis ikkagi ka kuidagi juhtub, et kui sa selleks patsiendiks saad, et siis kõik see sinu eelnev kompetents ja teadmine, et see läheb nagu kaduma, et kuidas sa sellele vaatad või kas sul on mingeid kogemusi sellega? Et kuidas me patsienti täna näeme meie tervishoius?
ma nüüd riskin igasuguste vastuväidetega, eks ju, igasugustelt tasanditelt. Me räägime hästi palju, eks ju, sellest inimese kaasamisest ja inimese kesksusest ja patsiendist kesksusest ja kõik need ilusad sõnad on ju. Eks me praktikas, ma ei taha selles mõttes kolleegidele liiga teha, et eks me püüame ka. Nii nagu me oskame ja suudame ja jaksame ja nii nagu meil parajasti sellel päeval seda võimekust on. Aga me oleme lihtsalt väga keerulises situatsioonis selles mõttes, et me ei tea päris täpselt, et kuidas need asjad ikkagi olema peaksid ja kuidas päriselt siis see patsiendi kaasamine välja näeb, eriti situatsioonis, kus see patsient tegelikult nagu väga kas ei oska või ei taha kaasatud olla, et kus need piirid lähevad, kus need oskused lähevad ja mis on need ootused. Me ei ole ka tegelikult, eks ju, ära defineerinud, et mis on need ootused. Võib-olla need tulebki iga patsiendiga eraldi paika panna, see on ka üks võimalik lahendus. Et aga praegu me oleme sellises nagu üsna sogases vees ja meil on mingisugune umbmäärane ettekujutus, et kuhu me tahame välja jõuda, aga meil ei ole väga head plaani, et kuidas sinna saada. Mul tuleb kohe siin see kuidagi hästi pinnale, et tegelikult see, et ongi, et patsient on erinev, aga me räägime ju inimesest, kes sageli on tegelikult väga suures kriisis, on ju. Et sellega tegelikult, et kui meil protsessiliselt on kogu meditsiin väga võimekas, meil on tegelikult hüppelised arengud on teinud, aga vaat siis see osa on tegelikult kinni veel ikkagi kuskil, et jah, aga kui me selle nagu kesksuse, mis asi on üldse patsiendi või inimese kesksus, et me siin ühes saates, vaata kui Ilerin meil käis, kui me rääksime elukindlustuse ja nendel teemadel, siis me rääkisime sellest Swedbanki näitest, et kuidas mindi üle kliendi kesksele mudelile. Et siin tegelikult ma arvan, et ongi võib-olla palju oodata, et järsku kogu arstkond on väga patsiendi keskne, kui kultuur on olnud kogu aeg nagu väärtustanud võib-olla natukene teisi asju. Et ma isiklikult väga usun sellesse ja ma ei väsi seda kordamast, et selleks, et see ka arsti jaoks muutukski kuidagi nagu loogilisemaks, siis kogu see kultuur selles ka haiglasüsteemis, tervishoiusüsteemis üldse laiemalt peab muutuma ja peavad tekkima uued tööriistad selleks ja juhtimispõhimõtted ja nii edasi, et meie saaksime selle patsiendi keskse kogemuse, mõnedel tuleb see iseenesest mõistetavalt, aga et kogu süsteem ikkagi sinnapoole läheks, siis tegelikult see nõuab ikkagi väga suurt kultuurilist muutust, oled sa minuga nõus? Jaa, kindlasti ja see ei nõua, aga keeruliseks teeb selle asjaolu, eks ju, et see ei nõua kultuurilist muutust mitte ainult sellest tervishoiust, vaid tegelikult kogu ühiskonnast tervikuna. Täpselt. Ja kui ühte võib-olla sektorit on veel võimalik kuidagi juhtida, siis terve ühiskonna liigutamine väljaspool tema sellist normaalset aegruumi on oluliselt keerulisem, eks ju. Ja see on ka natukene selline prioriteetide seadmise küsimus, et mida me siis tahame? Millised on need kiired tulemused, mida me saame saavutada, mis hinnaga nad tulevad? Eile näiteks Haiglate Liidu konverentsil tuli selline väljend, et ma olen nõus selle väljendiga iseenesest, et tervishoid on tõenäoliselt see sektor, kus on jätkuvalt kõige rohkem silosid. Et ilmselt ei ole võrreldavat. Ma olen nõus. Jah, ma olen töötanud erinevates süsteemides. Ma olen nõus sellega. Aga ma toon ka võrdlus, et ma olen töötanud 4 erinevas riigis meditsiinisüsteemides. Eesti ei ole kindlasti mitte kõige hullem. Et meil on kohti, kust õppida, aga me oleme teistsugused. Et me peame oma nagu tegevuste planeerimises arvestama sellega, et me peamegi need lahendused ise looma. Me ei saa öelda, et nemad tegid hästi või et nemad tegid hästi. Loomulikult meditsiin, kogu see käsitlus peaks olema tõenduspõhine, peaks olema andmetel baseeruv, analüütiline, ka kõike seda. Aga me oleme kõik väga erilised ja see väike riik oma väikese rahvaga ja oma hoopis teistsuguse arenguteega on hoopis teistsuguses kohas ja me ei saa seda kuidagi nüüd teha nii, teeme nii nagu soomlased tegid või kuidas iganes. Ühe mudeli just nagu päeva pealt meile üle. Et see ei ole lihtsalt võimalik, et see on, ütleme, teatud otsuseid, mingeid rahastamisotsuseid, mingisuguseid otsuseid loomulikult saab teha teiste riikide kogemusel ka, aga see, mis puudutab inimesi, inimsuhteid, inimühiskonda, seda kultuurilist kas või aktsepteerimist, vaat siin me ei saa võtta seda teise riigi
kogemust üks-ühele aga üle. võib-olla me saame võtta enda riigi sees mõne teise sektori kogemust, sest tegelikult kui ma räägin haridusest, kui ma räägin pangandusest, olles ise nendes sellistes transformatsiooni aegades olnud nendes valdkondades kuidagi sees, et siis tegelikult need väljakutsed ja probleemid liikumaks sellisele koostöö ja inimkeskse mudeli suunas on ju, et nad tegelikult on hästi universaalsed. Et võib-olla nagu meil mingid valdkonnad Eestis tegelikult on juba päris suure hüppe teinud, et kuidas seda kogemust nüüd tuua ka tervishoidu, et küllap ongi see, et haiglate enda kultuur, et see sinna hiljaaegu üllitasid ka ühe artikli, mis juhtis tähelepanu meie haiglate töökultuuri teemadele ja mida patsient ikkagi ka päriselt tunneb. Et on võimalik sealt poolt mõjutada seda üldist pilti ja samamoodi meie saame ju ka patsientidena ise sellesse kõigesse panustades ja õigete väärtuste eest või enda jaoks oluliste väärtuste eest seistes seda sama laeva ju edasi nügida, on ju, et ma ei tea, mis see küsimus nüüd siin on, kas me sellesse artiklisse tahame minna, aga igal juhul mina panin sinna hästi palju südameid, et sa julgesid selle ikkagi ka teemaks tõstatada, sest tõesti ikkagi patsient ju ka tunnetab, kui personalis ükskõik kus kohas sa siis oled, on mingisugused pinged õhus ja tegelikult see on nii prioriteetne, et need laheneksid. Ma ühe, võib-olla provokatiivselt, aga ma ikkagi ühe nagu mõtte tooks siia välja ja ma ei ole esimene, kes seda välja on öelnud, aga võib-olla see on midagi sellist, millest me Eestis ka liiga palju ei ole rääkinud, et kui me räägime tervishoiust majanduse võtmes ja seda lauset nüüd hakkab juba kuulda olema, et investeering tervisesse, et see ei ole mitte kulu, see on investeering. Nii, väga nõus. Absoluutselt ei ütle mitte midagi, inimressurss on meie kõige suurem ressurss, absoluutselt see mõjutab kõiki sektoreid. Aga kui me nüüd nagu puht praktilisest finantsvaatest läheme nagu mõtisklema, siis kõikide riikide kogemus ja Eesti ei ole siin kuidagi erakordne, pigem meie summad on väiksemad kui teistes riikides. Kui me võtame tervishoiu kui ütleme sektori üleüldiselt, siis riigi majandusest riike on erinevaid, eks ju, ja see tervishoiusektor võib olla 10-15 mõnes riigis võib-olla isegi rohkem protsenti. Kui me nüüd ei võta ainult seda tervishoiuteenust, vaid ütleme kõik tervishoiusektoriga seotud tegevused. Ehk siis see on puhtalt riigieelarveliselt või puhtalt riigi rahanduse mõttes, see on üsna suur summa. Kui me võtame näiteks haiglate eelarved, eks ju, võtame suur haiglad, võtame Tervisekassa eelarve, lähme kitsamaks. Me räägime ikkagi Eesti mastaabis päris suurtest numbritest. Ja nüüd me kogu selle sektori peale oleme nõus sellega, et kõike seda igal tasandil 90% ulatuses juhivad inimesed, kellel ei ole mitte mingisugust finants- või äriväljaõpet. Et nende miljardite eest vastutavad inimesed, kes lihtsalt teavad hästi, kuidas oma tööd teha. See finantsilises mõttes ei ole mõistlik. See ei ole nii suurte rahade eest. Eraettevõtluses me eeldame, et seal on teistsugused, eks ju, juhtimisstiilid. Eraettevõtlust ei pea tingimata võrdsustama riiklikuga, absoluutselt nõus. Riiklik tervishoiult me ootame midagi muud kui eratervishoiult. Aga teatud baaspädevused, teatud baasoskused, teatud baastööriistad peaksid olema tagatud kõikidel tasemetel. Et see on meie enda selline rahaline mõju, mida me sellega teeme. Kusjuures see tuleb jälle hästi tuttav ette, kui ma haridusvaldkonnas olin siis inseneeriaga seotud tehnoloogiasektoris, siis seal tuli ka päris mitu korda üles see küsimus, et kas juht peaks olema eeskätt kõige pädevam insener või kõige parem juht, kes oskab kaasata õigel hetkel õigeid spetsialiste. Et ma olen ka seda tervishoius nüüd kuulnud, on ju, et kas tervishoius olulistes juhirollides peaksid olema arstid või seal peaksid olema, võivad olla ka muu valdkonna eksperdid, kes mõistavad hästi sektorit ja suudavad parimad spetsialistid enda ümber tuua, et ilmselt see ei olegi nagu üks või teine, et ka väga hea arst võib olla ka väga hea juht ja väga hea valdkonnaväline juht võib väga hästi sobida tervishoidu, aga et kust need inimesed siis leida või kas me peaksime kuidagi koolitama meie personalidena täiendavalt või mis need lahendused üldse võiksid olla või võib-olla ongi kõik juba väga hästi? Ma ütlen nüüd hästi ära leierdatud lahenduse, aga see lahendus on ikkagi see, et meil on olemas eesmärk, mille poole me läheme. Meie probleem, eks ju, on see, et meil riiklikult
väga selgelt defineeritud eesmärke väga pikka aega ei ole väga palju olnud. Õudselt delikaatne lausekonstruktsioon tuli praegu. Mida paremini me suudame ära defineerida need eesmärgid ja see, mis sa Kristel praegu sõnastasid, eks see on üks eesmärkidest, eks ju. Aga tegelikult selle kaudselt võtab kokku see sama väärtuspõhine meditsiin, mille poole me suure loosungina võib-olla tahaksime liikuda. Ja mis see tähendab? Väärtuspõhine meditsiin, väärtuspõhine tervishoid eesti keeli öelduna, eks ju. Seda tõlgendatakse kohati erinevalt. Aga see loogika, ütleme selline lihtsalt väljendades on see, et me tahame saada tulemust, millesse panustavad kõik osapooled, ehk siis see on nüüd see tõeliselt patsiendi keskne, eks ju, mitte enam jupitamine, vaid see kogu elukaare ülene tervik, mis fokusseerib mitte ainult ravi kvaliteedile või ravitulemustele, millele me seni oleme fokusseerinud, vaid mis fokusseerib, ütleme, kõige suuremas mahus võib-olla elukvaliteedile. Seal on promsid, muud asjad veel, aga see keskne patsiendi vaade on patsiendi elukvaliteet. Elupikkus, jah, kõik need ülejäänud näitajad tulevad sinna juurde. Ta võtab arvesse üsna suurel hulgal ka personalivaadet. Ehk siis väärtuspõhine meditsiin tagab väärtuse nii patsiendile kui personalile. Ja nii see patsient kui see personal peavad olema väärtustatud. See on nagu see on ühe mündi kaks külge, nii nagu te ise ütlesite ja mida me ju imeliselt ka tegelikult tunnetame, aga millega me ei oska alati midagi teha, ongi see, et kui on keskkond kehv, ega see mõjutab kõike muud ka ja kui arst on ülekoormatud, ärritunud, õde on saanud peapesu, siis lõpptulemusena see, kes kannatab, on patsient. Ja täpselt samamoodi, et ka vastupidi on ju. Et see on nagu eraldi eesmärk, mida siis silmas pidada ja kogu selle ilusa mõtteviisi raamistab sinna ümber siis see, et sul on rahastamine, mis seda toetab. See rahastusmudel on mõnevõrra keeruline, see ei ole lihtne, ükski riik ei ole suutnud seda imeliselt teha, need üleminekud enamustes riikides on praegu kuskil protsessis, aga see mõte on tõesti siis see, et me tahame, hästi lihtsustatult öeldakse sageli, et me ei taha mitte 10 põlveproteesi, vaid me tahame 10 kõndivat inimest. Aga see on natukene liiga lihtsustatud, et tegelikult see maailm seal ümber on nagu palju-palju keerulisem, aga väärtuspõhine, miks ma sellest üldse rääkima hakkasin, tulles nüüd tagasi selle kunagise põimlause juurde, millest ma alustasin, et see väärtuspõhise meditsiini kontseptsioon on tegelikult see, et see nõuab või üks tema tingimusi on ka selline valdkondade ülene koostöö. Ehk siis see meie tervishoius oleks hästi suur paradigma muutus. See on, ütleme, näitena tähendaks seda, et kirurg ei vastuta mitte ainult selle sama proteesi paneku eest, aga ta kaudselt vastutab ka selle eest, et see patsient teaks, kuidas selliseid probleeme üldse ennetada. Ta teab, milline on see patsiendi teekond enne, kui ta jõuab kirurgini ja ta on andnud oma panuse, et see teekond oleks võimalikult lihtne, läbimõeldud, mugav, optimeeritud. Ja ta teab, millised on need edasised sammud, füsioteraapia, tegevusterapeut, mis iganes veel, kuni selle ajani, et kas see patsient oma elukaare jooksul veel vajab kirurgi või mitte, aga see tervik moodustub nagu kõikidest nendest kildudest. See kõlab imeliselt. Praktikas on see nagu väga keeruline. Mida patsiendid ju unistavad, sellest me ju unistame, on ju. Et sinna me liigume, aga see tee on pikk. Aga põhimõtteliselt agiilset tervishoidu ajame, jah, kui siin nüüd nagu mingi pentesse sõnadesse minna. Ei, natukene, aga on niimoodi teistpidi võib-olla jälle provokatiivselt, et ega sa nüüd nagu liiga agiilset tervishoidu ka ei taha, eks ju? Jah, ma just kujutangi ette, et kui ma minu varasem kokkupuude enne vähidiagnoosi oligi see, et käisin perearstil, midagi väga muud ei juhtunud, mõned korrad elus emosse satnud, mingi murtud käeluuga või midagi, paar korda põlve opereeritud, aga see nagu see vähidiagnoosi saamine, see, kuidas tekkisidki erinevad spetsialistid, et sul on see silm, on ju, siis on onkoloog, tuleb mängu alles siis, kui sul tekivad siirded, siis mingisugused vereanalüüst, perearst kuskil seal vahel, et nagu ma räägin, minu peas oli see kõik nagu, see tegelikult hästi suur šokk kuidagi minu jaoks, et mul ei olegi nagu ravimeeskond, vaid mul on erinevad spetsialistid. Fragmendid. Ja, kelle juures ma liigun nende vahel. Ja tegelikult mina olen justkui siis see projektijuht seal
seal või see. aga see ongi see, et kui võimekas nüüd on see patsient oma projekti juhtima, on ju. Ja siis natukene, kui ma liiga palju tahan juhtida, on ju, et siis ka me ei ole harjunud sellega, on ju. Et ma kujutakski ette seda, et sul ongi see ravimeeskond, kes omavahel ka, et see konsiilium justkui moodustub sul ka oma erinevatest nagu spetsialistidest, kes vaatavad peale, et mis su tervisenäitajad teevad ja mida üks või teine inimene teeb, sest ilmselt mida keerukam see case on, et seda rohkem neid erinevaid spetsialiste ju ka mängu tuleb, et just, aga see loogika peaks olema ka see, et me ei tekita seda meeskonda sinna nüüd kunstlikult mingiks konkreetseks episoodiks, vaid et see on läbiv, et see on süsteemne üle kogu süsteemi, eks ju, et seda ei tule kuidagi eraldi kokku kutsuda või eraldi organiseerida või eraldi koordineerida, aga see süsteem ongi selliselt üles ehitatud, et see süsteem teisiti ei toimi. Mul praegu tundub ka see, et hästi suur koht on vaata see praegu ka, et kuidagi inimestele sööta ette, et ahaa, aga seda asja võib veel näha nagu ka sealt vaatest või sealt vaatest, on ju. Et me olemegi harjunud nägema mingeid asju nagu väga niimoodi nii, aga et mida nad kõik nagu mõjutavad, et seda me alles nagu hakkame, täiesti lihtne asi. Aga kui ma praegu mõtlen oma igapäevase nii-öelda arsti vastuvõttu peale, mul on imeline arst, mul on nagu tõeliselt vedanud, aga kui ma vaatan tema tööpäeva, siis seal tema ukse kohal see järjekorra number, üks tuleb välja, plinn, kohe läheb sisse, ehk siis ta ei jõua tegelikult nagu kuidagi nagu ka seda, ma ei kujuta ette, mis see, vot siin ma tahakski, kuidas see arst nagu jõuab, et nagu switch, aga võib-olla seal all on olnud mingi väga-väga keeruline case või väga keeruline lugu. Paratamatult need, sa lähed mingit moodi ikka selle looga ju kaasa ja siis tuleb sul juba järgmine, aga sa pead olema kohe tema jaoks ikkagi nagu selline ju rahu, majakas, kohe võtma nagu mingi selle juhi rolli ikkagi nagu üle, eks ju, et kuidas siis nagu minna järgmise patsiendiga edasi. Kuidas arstid toimetavad? No, ütleme nüüd on poliitkorrektne vastus ja siis need ülejäänud vastused, eks ju. Ega osa ei toimetagi. Tähendab selles mõttes, et ega see ongi raske ja on kolleege või on inimesi tervishoius, kellel see võime ei ole nii hea, kas selle tõttu, et ta ongi juba üle töötanud, me rääkisime sellest samast vaimse tervise uuringust, eks ju, kus meil ei ole nüüd hirmus head tulemused. Kui sa oledki, eks ju, juba kurnatud, sa oled juba depressioonis, sa oled juba seal läbipõlemise äärel või hullem veel läbipõlenud, siis sa ei lülitagi ümber. Siis lihtsalt lähebki see jada läheb nagu ta läheb ja see patsiendi emotsioon varieerubki iga patsiendi vahel, mis loomulikult patsiendi vaates ei ole mitte mingil moel hea tulemus, aga ütleme, see on sellel hetkel selle arsti või selle õe enesekaitse mehhanism. Kui sa oled ise paremini koordineeritud, kui sa oled ise endaga paremini tasakaalus, siis on lihtsam seal seda switchi teha ja sa õpid ära, tegelikkuses sa õpid ära mingisugusel hetkel selle, et käibki see, sõna otseses mõttes klõps. Sa keerad järgmise lehe ette, sest tuleb järgmine patsient ja tema tuleb järgmise lehega. Ja see, kas sa õhtul pärast kodus patja nutad või ei nuta, see on nagu ise asi. Aga sellel hetkel, sa võtad nagu selle järgmise lehe. Iseenesest ma olen nagu väga nõus ühe oma kunagise õpetaja väljendiga. See on sellest ajast, kui ma Itaalias õppisin ja mul oli kohutavalt kihvt selline, kuidas ma ütlen, vanakooli Itaalia filmidest härrasmees, kes oli siis minu juhendaja seal Bologna ülikooli haiglas. Et kes kandis sellist šiki ülikonda, jõi hommikuti rõdul tõenäoliselt konjakit ja espressot ja hoidis ikkagi sigarit sellisel auväärsel positsioon. Tõesti klassikalised, eks ju, vanad Itaalia filmid, et nagu sealt kaadrist välja astunud. Ja tema oli selleks ajaks, kui mina olin ta juhendatav, ma arvan, et Pepe oli ikkagi ligi 70, mingis sellises vanuses. Ja tema vaatas või mõtiskles parajasti seal mingisuguse ühe suhteliselt siis sellise traagilise loo üle. Ja tema on ka öelnud need sõnad, et kui sa arstina oma patsiendi üle enam ei nuta, siis vali teine töö. Et sul peab jääma see ei tähenda, et sa pead ennast nagu sinna lõhkuma. Aga sa pead suutma, esiteks sa pead seda emotsiooni tajuma, selles mõttes, et sa pead olema ikkagi mingil emotsionaalsel tasandil oma patsiendiga kaasas, kui sa ta täiesti ära distantseerid. Siis see ei ole ka enam päris see suhe. Et see oli nagu see üks mõte. Ja teine oli ka see, et sa pead ka ennast välja elama. Ja see on okei, kui sa nutad vahepeal. See on okei, kui sul ongi raske, sa võtad nädala vabaks.
lähedki puhkama, sest see on sinu vaimne tervis ka, mida sa hoiad. Aga seda ei tohiks nagu teistpidi selles mõttes karta, et see ei ole nõrkuse märk, see ei ole mingisugune läbikukkumine või et ma olen onkoloog, ma nutan oma patsiendi pärast, see on normaalne, ma olen ka inimene. Mõned on väga toredad, mõned nii toredad ei ole, aga suur osa on ikkagi väga toredad. Et see on täiesti normaalne osa ja me ei tohiks seda ka sellest tööst kuidagi isoleerida. Ja pika staažiga patsiendid ju kasvavad tegelikult arstiga kokku. Mul on olnud neid patsiente, kus ma tean sõna otseses mõttes mitte ainult laste sünnipäevi, aga ka koerte ja kasside ja kõige ülejäänud nimesid, et hematoloogia on see eriala, kus jälle võib-olla natukene teistsugune, eks ju, me enne sellest pisut rääkisime ka, aga mis seal nagu tekitab sellist võib-olla suuremat emotsiooni kohati, on see, et meil ongi need pidevad patsiendid. Et miks ka tõenäoliselt osa mu patsiente mind tõesti tervitab, suur tänu tervitused vastu, aga nad tulevad, nad jäävad aastateks, sest meil on väga palju seda tüüpi kroonilisi haigusi, ka kroonilisi vähke, mis vajavad pikaajalist jälgimist. Ta ei käi mu juures 2 korda või 2 aastat, ta käib mu juures 10 aastat. Ma ei ole nii pika staažiga, aga ütleme, ma olen üle võtnud patsiente, kes on käinud hematoloogile aastast 1987. Et sa kujutad ette, millise suhte sa selle aja jooksul üles ehitad. Mul ei ole sõpru tingimata nagu päris nii pikka aega, eks ju, kus mul on mõned patsiendid. Et see on teissugune suhe. Ta ei pea olema su perekonna sõber tingimata ja me ei käi üksteise sünnipäevadel ja üldiselt ma pigem üritan seda osa oma elust ikkagi üsna suures mahus distantseerida, sest see on ka üks enesekaitse selliseid mehhanisme. Aga nad tahes-tahtmata on lähedased. Mind huvitab täitsa, kui palju ühel hematoloogil või ka onkoloogil on nimistus patsienti huvitav? Ma olen ka mõelnud selle peale. Issand, kui keerulised küsimused. Tulevad ju uued, siis on ravi, siis on väga palju neid, kes ju jälgimisele jäävad, neid on ju... Ma ei oska onkoloogide eest, ma nüüd tõesti, vabandan kolleegides, ma ei oska onkoloogide eest sõna võtta. Ma tean, et mina olen mingisugusel hetkel oma nii-öelda seda nimekirja välja jätnud, et ütleme üle vaadanud. Et mingisugusel hetkel minu vastutada oli siis ütleme siuke 1500-1700. Päris rets ikka. See ei tähenda, et nad nüüd kõik, eks ju, käivad kogu aeg, et osa nendest on ka sellised, kes võib-olla käivad kord aastast, nad on nagu heas tasakaalus, vahepeal käivad oma perearstile, mida iganes, aga see on nagu see hulk inimesi, et kellega mul on selline püsiv ravisuhe. Aga ma arvan, see tegelikult selle numbri väljaütlemine on nagu väga oluline ka patsientide jaoks, et aduda seda tegelikult, meie kõigi jaoks on meie enda lugu see kõige olulisem, et aga panna see kontekst sinna taustale, et tegelikult mis selle arsti laual kõik veel on ja teinekord, kui kohe nagu sõrmenipsust ei tule kõik detailid, mida sina enda haigusloo kohta tead arstil on ju, et see ei tähenda, et ta ei hooliks või kuidagi oleks pealiskaudne, vaid tegelikult ongi väga palju infot ja erinevaid lugusid on ju. Et siin kindlasti jälle tehnoloogia ja head taustapraktikad ja protsessid aitavad kindlasti arste. Ja ma mõtlesin lihtsalt korra selle peale, et meil on siin olnud korduvalt juttu ka nendest mis need siis on patsiendi koordinaatoritest. Et kui me enne rääkisime ka sellest ravimeeskonnast ja et on erinevad osapooled ja et patsient ise on teinekord seal vahel justkui see koordinaator ka. Et jälle, kui ma püüan seda paralleeli pangandusega tuua, et seal on ka need kliendihaldurid on ju, et sul on väga palju erinevaid teemasid, ma ei tea, kindlustused, laenud, investeeringud, igapäevapangandus on ju, et sul on seal mingid kesksed inimesed, kes hoiavad sinu seda pilti, teevad sulle ka terviknõustamist aeg-ajalt. Et kas see patsiendi koordinaatorite teema, ma saan aru, et seda praegu ikkagi piloteeritakse kuskil haiglates juba, et see võiks olla miski, millest juba julgemalt unistada või jääb raha taha või on paremaid lahendusi? Nii ja naa. Unistada võib kõigest. Kindlasti ta mingis versioonis on vajalik. Tähendab, võimalik, et kunagi kauges tulevikus, kui meil süsteemid kuidagi väga hästi hakkavad omavahel kokku jooksma ja mingisugune tehnoloogiline ime ka sünnib selliselt, et sul võtabki osa funktsionaalsust võib-olla seal AI hoopis üle, eks ju. Võib-olla siis tuleb mingi aeg, kus seda tegelikult vaja ei ole. See on üks, ma arvan, suhteliselt võimalik tulevikuversioon. Ja praegusel hetkel meil kindlasti seda inimest vaja on, küsimus on selles, et mis rolli meil ja kuhu meil teda vaja on, eks ju, need on need küsimuse kohad. Et kus inimene, meil on nagu 2 eraldi kohta, kus inimene kipub hätta jääma.
üks on see osa, mis puudutab tervishoidu pluss sotsiaalteenuseid, mis on täiesti omaette selles mõttes maailm, sinna võib ära kaduda, sinna kaob ära ka see tervishoiutöötaja või sotsiaaltöötaja, sest need süsteemid omavahel selliselt ei räägi ja see on nagu, see on selline üks must auk. Seda me ei lähe sinna pikalt, eks ju, seda Sotsiaalministeerium hetkel üritab ka natukene lahendada oma tervikute ja integratsiooni projektiga. See kindlasti ei ole ideaalne lahendus, aga see on nagu väga-väga vajalik samm edasi. Et milline see tehniliselt võib-olla detailid hakkavad välja nägema aasta 2-3 pärast, seda näeb, aga ütleme, et see auk natukene saab valgust ja seal on keskseks juhiks terviseteejuht, kes koordineerib seda inimest nende erinevate süsteemide ja nende erinevate uste ja nende erinevate programmide, mille iganes vahel veel. Sest me ei saa seda mitte kuidagi panna inimesele praegu enda vastutuseks. Kui me tuleme tervishoiu juurde, siis konkreetselt näiteks teie näitel, teil oleks seda inimest vaja eelkõige selles vähiepisoodis. Aga kui me vaatame süsteemina, siis me tegelikult selliseid kas tegelikult, ütleme, ma ei ole kindel, et selliseid diagnoosipõhiseid lahendusi tekitada on kindlasti nagu kõige mõistlikum. Need on kõige lihtsamad, sest sul on väga kerge minna pilooti rinnavähi patsientidega või teeme piloodi kopsuvähi teekonnal. See on hästi lihtne tehniliselt selline minek. Aga ma arvan, et palju olulisem oleks see, kui me suudaksime selle soovi ja tegevuse ära ühtlustada kõikide nii-öelda tervishoiu valdkondade vahel, sest ega inimese jaoks ei ole vahet, kas ta jääb kinni neuroloogiasse või ta jääb kinni gastroenteroloogiasse või ta jääb kinni onkoloogiasse, eks ju. Või ta jääb haavaraviõe juurest toppama. Et tegelikult me tahaks, et selline lähenemine oleks süsteemi ülesem, mitte üksikute fragmentidena, sest siis me lisame veel fragmente, sest siis on sul see juhtumikorraldaja, ütleme, sul on see juhtumikorraldaja, kes korraldab nüüd seda sinu vähiteenust, siis sa saad, ma ei tea, murad jala, siis on sul juhtumikorraldaja, kes koordineerib siis sinu seda jalaraviteenust. Ja siis, sa nüüd siis nagu eeldad, et nad peaksid omavahel siis ju nagu koordineerima, aga kui me ei ole seda sinna süsteemi sisse kirjutanud, siis nad ei koordineeri seda lihtsalt mul tuli mõte, ma koordineerin sinnaga, et asjad ei tööta niimoodi. Et me peaks nagu seda siin täpsemalt läbi mõtlema, et kuidas me need fragmendid, kui mitte praegu, siis vähemalt tulevikus ka ära seome. Sest ideaalses maailmas ma kujutakski, et mul ka pangas ei ole vaja ainult nagu oma laenuhaldurit, on ju, vaid et see ongi see nagu kogu su kliendi portfelli haldur, et see tundubki väga loogiline. Lihtsalt jah, ma arvan, see, mida sa välja tõid, see sotsiaalvaldkond siia veel juurde, sest on ju nüüd uuritud ka minu teada ka Eesti mõistes, miks ka see palliatiivravi teema hogustamine siin on vist ju ette võetud, et patsient täna, küsimus ei ole mitte selles meie ravi kvaliteedis tingimata, vaid ikkagi selles kõiges, mis kaasub raske haiguse diagnoosiga ja et me ei suuda täna seda poolt ära katta, et mul kohati isegi tundub, et jälle ma nagu ei ütlegi, et arst jätab mulle mingi info andmata, sest et ma ei saagi, mulle tundub oodata, et arst annab mulle nüüd patsiendi organisatsiooni info, siis ta suunab mind psühholoogile, siis ta annab mulle füsioterapeudi, siis ta annab mulle, ma ei tea, mis asjad kõik veel on ju. Ja siis ütleb veel 10 asja, mida kõike tegelikult on. Ja siis saad oma... Et see peaks tulema kuskilt mujalt, nüüd ongi, mis see koht on. Aga see on see, mida meie ka võib-olla püüame siin praegu onkoloogikaga natukene katta, et ühtpidi jah, see tänane kogukond, aga kuhu me vaatame just tehnoloogia suunas, on ikkagi see, et me suudaksime automatiseerida ära kogu seda infot, mis meil on olemas. Et õigel hetkel, kui ma ei tea, meie platvormi arendus, millega me täna juba tegeleme, kui ma saangi teada, et ma nüüd liigun remissiooni, siis me tegelikult ju teame, et see on järgmine ka vaimselt keeruline olukord inimesele, kus esiteks nagu selle uue reaalsusega kohanemine, kuigi see on positiivne, on raske, aga see tähendab võib-olla ka tööturule tagasiminekut, palju ka selliseid elulisi muutusi, et me suudamegi tegelikult tuvastada selle hetke ära ja öelda, et kuule, siin on sulle nüüd need võimalused, on ju, et nagu sa täna Pille siia sõites mainisid, et kus on olnud see info, et tegelikult kui sul on 100% töövõimetus, et sa võid siis minna mikrokraadi omandama ja sulle makstakse veel stipendiumid ka selle eest, et puuduva töövõime korral. Et
et noh, väga palju on riigil olemas väga häid toetusmeetmeid. Aga me ei tea neid. Me ei tea isegi, mida me ei tea. Me ei tea ja nad ei jookse kokku. Just. Ja noh, me püüame nüüd seda nagu esimest poolt nagu vähipatsiendi mõistes täna hakata lihtsustama, aga lõpuks ta peaks ikkagi ka nagu riigisüsteemis minemagi kokku, et miks me võiksime seda ka siis sellises sarnases sammus kuidagi vaadata, on ju, et ja see, nagu sa ütlesid, ei ole ainult vähipatsientide probleem, et on ka teisi raskeid diagnoose ja olukordi, on ju. Okei. Kuule, aga me sellest hematoloogia teemast korra lipsasime liiga ebaõiglaselt kiiresti minu meelest mööda. Et meie käest on küsitud, noh, te olete onkoloogika, et kas teid siis need hematoloogilised vähipatsiendid üldse ei huvita. Et noh, kunagi, kui see nimi siin keset tööd nagu pähe turgatas ja oli vaja kirja panna ja midagi ära teha, et siis ta onkoloogika sai, aga tegelikult ikkagi me räägime siin laiemalt vähidiagnoosist, olgu ta siis soliidtuumor või ka erinevad verevähitüübid, on ju. Et miks need kaks asja üldse eraldi on või nagu hematoloogilised, onkoloogilised, mingi nagu noh, vähk. Et mis see hematoloogia siis, jah? Hematoloogia, noh, aegade algusesse tagasi minnes, mõnda aega tagasi, et ega hematoloogia ei ole alati olnud selline eriala ja muide kõikides riikides ei ole täpselt selline eriala, nagu ta täna on, ehk siis üks hall ala, mis siiani osades riikides on jagatud teisiti, on lümfoomi diagnoos. Ja lümfoomi patsiendid, lümfoom lihtsustatult öelduna on lümfisõlmede kasvaja. Aga kuna erinevalt verevähist, lümfisõlmede kasvajal on nii-öelda nagu sõlmed, eks ju, siis aastaid on seda ravinud onkoloogid. Mis sellest, et ütleme oma selliselt histoloogiliselt, algselt, koeliselt, rakuliselt materjalilt on ta tegelikult palju tihedamalt seotud verevähiga, eks ju, ja see on nagu hoopis osa sellest, aga on ka riike, kus ka tänasel hetkel lümfoome ravib onkoloog, mitte hematoloog, kuigi enamustes riikides on see osa nagu liikunud hematoloogia kätte. Hematoloogia iseenesest, eks ju, on verehaigused, definitsioon. See tähendab seda, et seal on hästi palju igasugust muud mudru ka. Ja kuigi kasvaajalised haigused on suur osa sellest hematoloogia ampluaast, siis seal on kõiki muid ja mitte vähem tähtsaid harvikhaigusi hästi palju. Üks tutvustus, mida me tihti hematoloogia kohta kasutame, on see, et see on eriala, et see on harvikhaiguste eriala, et see ongi tegelikult eriala, kus mitte ükski meie haigustest ei ole nii sage, et ta ei oleks harvikhaigus. Kui olla nüüd päris täpne, siis isegi harvikhaigusi on meil pigem vähe. Hematoloogia eriala koosneb ultraharvikhaigustest või isegi nendest siis veel harvem esinevatest. Et minul isiklikult on oli selline bingo erinevatest ultraharvikdiagnoosidest, mida mis sain ristitada, et kas ma olen selle diagnoosiga patsienti näinud või ei ole. Et selleks ajaks, no ütleme nüüd selleks ajaks, kui ma lõpetasin oma arstliku tegevuse, mul on 2 ruutu täitmata, et ülejäänud ma olen suutnud ära näha. Aga mõni nendest diagnoosidest ongi selline, mida hematoloog näeb võib-olla kord 10 aasta jooksul. Et nad tõesti on ultraharvikud. Ja nad kõik ei ole, osa nendest on nagu teatud mõttes piiripealsed, et kas ta on ta vähk või ei ole. Üks hästi lihtne näide, noh, minul lihtne, võib-olla kuulajatele mitte nii lihtne, aga ma proovin hästi lihtsalt seletada, on selline väljend või on selline haigus nagu polütsüteemia. Polütsüteemia tähendab eesti keeles, te olete kuulnud väljendit, veri on liiga paks. Ja vot see on nüüd see haigus. Kui su keha toodab liiga palju punavererakke ja su punavere näitajad lähevad kõrgeks, hemoglobiin läheb kõrgeks, ja mingisugusel hetkel need näitajad lähevad nii kõrgeks, et seal tõesti tekib trombioht. Nii et noh, sellest siis ka see rahvakeelne nimetus, eks ju, veri on paks, sest olid ajad, kus tõesti seda tüüpi näitajatega inimesed kippusid saama tromboose. Iseenesest need rakud on normaalsed punavererakud. Ja see haigus ei ole selles mõttes, ütleme, tänaste ravidega, noh, sisuliselt ta ei ole tegelikult eluohtlik. Oodatav eluiga on praktiliselt sarnane kui ülejäänud elanikkonnal. Aga kasvaja definitsioon on kontrollimatu rakkude paljunemine. Ja selle definitsiooni polütsüteemia täidab. Kas ma nüüd ütlen sellele inimesele, et tal on verevähk, mida definitsiooni ja klassifikatsiooni järgi tal tegelikult on? Või ma säästan teda sellest
koormast ja ütlen, et teil on selline liigne punavere produktsioon, tulge 3 kuu pärast tagasi. Noh, et vot seda tüüpi halli ala on hematoloogias rohkem kui mujal ja seal tuleb, ja see on nagu üks osa, mida selle eriala juures lihtsalt tuleb mõista, et sa ei ole kogu aeg nagu konkreetselt mündi ühel või teisel pool, et sa hästi palju uisutad seal serva peal. Ja teine, mis on hematoloogias tõeliselt eripärane, mis on üks põhjus, miks ma seda eriala kohutavalt armastan, see, et sa alustad ühe diagnoosiga, ei tähenda, et sa selle diagnoosiga lõpetad. Ehk siis hematoloogilistele haigustele üsna mitmetele on omapärane selline, ütleme, sisemine bioloogiline kulg ja nad muutuvad ühest haigusest teise. Ja reeglina see muutus on siis selline, et nii-öelda rahulikumast, kroonilisemast haigusest saavad ägedamad, agressiivsemad haigused. Okei, see kõlab lõbusalt. Kas see tuleb? Ei, see on jumala põnev. Kas see nagu toimub siis, kui sa, ma ei tea, õigel ajal ei tegutse või võib see ka juhtuda siis, kui sa tegelikult nagu teed endast maksimumi selleks, et seda juba lihtsamat asja ravida, aga ta ikkagi ägeneb ja läheb järjest hullemaks? Mõlemad pidi võib olla, ja ta võib ka teinekord, on ka üksikuid juhtumeid, kus me nii-öelda ravime seda agressiivset haigust ja siis ta läheb tagasi selleks nii-öelda vähem agressiivseks versiooniks. See on teoreetiliselt võimalik, kuigi seda praktikas näeb nagu väga harva. Aga kui palju seda on, et verepilt ju ikkagi on ka diagnoosimise nagu üks tööriistasid laiemalt kui ainult hematoloogilised haigused on ju, et kui palju kuidagi hematoloogide juurest jõuavad inimesed edasi, siis tuleb küll, avastatakse tänu sellele hoopis mingi soliidtuumor või midagi muud või pigem ikkagi nagu hematoloogi juurde sa jõuad juba siis, kui on ikkagi verehaiguse tõenäosus juba suur. Tänasel hetkel hematoloogia on üks neid erialasid, kus e-konsultatsioon töötab väga hästi. Meil on juba aastaid selline tõeliselt põhjalik hematoloogile suunamise juhend, mille järgi siis, sõna otseses mõttes ükskõik, kes suunab, võtab õige lehekülje lahti, loeb, neutropeenia, ehk siis vot neid valgevererakke on vähe, nii võib olla tingitud sellest, mul on need analüüsid tehtud, selge. Et ta on, kui tõesti tunnustusena ütlen kolleegidele, et ta on tõesti hästi koostatud ja seda tagasisidet me oleme palju saanud. Ehk siis tänasel hetkel meie juurde jõuavad ikkagi juba need inimesed, kellel on nagu veenvalt kahtlus vereloome haigusele. Seal on mingisugune verehaigus taustal. Küll aga konsulteeritakse päris palju neid, et kas selline muutus võiks olla reeglina, mida tuleb 2 aspekti, mida ma tahan nagu välja tuua. Üks on see, et me oleme infoühiskond. Te kõik olete oma vereanalüüse ka, eks ju, vaadanud oma selles digiloos. Me hästi palju, ma olen nõus, inimesi tuleb kursis hoida, aga see peaks käima paralleelselt nagu inimeste harimisega. Aga praegusel hetkel me anname info välja ilma selleta, et selle info vastuvõtja tegelikult teaks selle info sisu. Ja me genereerime kohutavalt palju terviseärevust. Sest see oli punane, see oli punane, see oli punane. See on tehniline nüanss. See punane, see 4 näitajat, mis sul seal punases on, need sõltuvad sellest, millist meetodit labor kasutas. Need ei ole mitte kuidagi seotud sinu võib-olla seisundiga reaalselt, eks ju. Et see on nagu üks koht. Ja teine koht on see, et veri muutub väga kiiresti. Ma võin võtta ükskõik kummal teist 3 korda päevas vereanalüüsi ja ma saan natuke erinevad tulemused. See sõltub, esiteks see sõltub nii-öelda sellest ööpäevasest rütmist, see sõltub hormonaalsest staatusest, see sõltub muuhulgas ka sellisest vedeliku tasakaalust, see sõltub ehk siis sellest, mida sa söönud, joonud oled, on ju. See sõltub ka, ütleme, muudest välistest mõjuritest, aga lisaks sellele see sõltub ka tehnikast. Kuidas, kui hästi õde verd võttis, kas ta võttis täitsa täis katsuti või jäi sealt natukene ruumi üle, mis juhul tulemus on natukene teistsugune. Kas see vereanalüüs seisis enne, kui ta laborisse jõudis või ta on toimetatud laborisse kohe. Ja ühesõnaga, ma üritan jõuda selleni, et see pilt on nii kohutavalt kirju. Et väikesed muutused vereanalüüsis, selle kohta hematoloog ütleb, et kui ikkagi nagu ei ole hematoloogi mõttes kriitiline, siis ehk siis väikeseid
nagu kõrvalekaldeid võib hästi palju ette tulla. Kusjuures ma ikkagi mõtlen praegu nüüd terviseportaali peale näiteks, on ju, et kui sul tulevad need kompuutri tulemused näiteks, seal on ikkagi see nagu tõlgendus ka juures. No, veretulemused, nad tulevad, sul ongi need näitajad väga konkreetselt, mis on positiivsed, mis on lappes, on ju. Et tegelikult jälle selle meie nagu ka tehisaru ajastul tõenäoliselt ei oleks väga keeruline panna süsteemi, mis ütleks, et kuule chill. Ja, ma tean, et see on ka üks teemadest, mis on arutlusel ja tegelikult nagu pikemas perspektiivis ka töös, aga praegusel hetkel see praegune lahendus, mis on minu hinnangul tõesti seda terviseärevust nagu sest mul lähevad otse terviseportaalist kohe nii pildid, screenshotid otse ChatGPT-sse. Minu meelest ChatGPT täna väga tasakaalukalt, isegi nagu see tavapärane versioon ütleb, et nii, arvestades, et sul on selline diagnoos, ta juba tunneb mind, on ju, siis need asjad on tegelikult täiesti nagu normaalsed, et see sul punases on, sest sa oled saanud keemiaravi, ta ütleb mulle kõik need samad asjad tegelikult, et ta ei külva mulle mingit paanikat, et jookse nüüd arsti juurde, et Google oli, ma arvan, natukene nagu ohtlikum selles osas. Et tegelikult, ma ei tea, see on minu nagu harjumuse osaks täiesti juba saanud ja aitab mul võib-olla ka oma arsti käest pärast küsida näiteks millegi kohta, et kuule, vaata, siin oli mingi kõikumine, et kas see võib olla seotud näiteks minu, ma ei tea, ATH ravimi võtmisega või tegelikult me peaks muretsema siin, et kuna ka see süsteem ei anna talle automaatselt seda ette, et mul näiteks mingisugused veel, ma ei tea, ATH ravimid üldse kuskil on. Aga see terviseärevus, ma tulen korraks juurde tagasi, see on meil minu arvates täitsa uus pandeemia tegelikult, mis on ja ühest on nagu selline kaheteraga mõõk, et see teadus annab meile tegelikult vaata selle nagu meeletult palju erinevaid infot, aga teisest küljest tekibki see nagu see võimalusi on ju, aga teisest küljest tekibki see nagu vahest mõtledki, et lihtne oleks, kui ei teaks nii palju on ju. Et see on tegelikult millega järjest rohkem me ikkagi tinda pistame. See terviseärevus on täiesti teema, ma sellepärast täitsa teadlikult siia teksti tõin ka. Meil on nagu 2 omavahel ühilduvat probleemi. Ühelt poolt on see terviseärevus, mida me ütleme ka ühiskonnana, tegelikult me ei maanda seda praegu kuidagi, me pigem kohati võimendame seda, eks ju, et mine sinna screeningusse, mine tee see, nüüd kutsutakse kõiki sinna. See. Just, aga see tähendabki seda, eks ju, et me mitte ei rahusta inimesi, vaid me veel külvame seda paanikat natuke juurde. See on manipuleerimine. No hea eesmärgi nimel, eks ju, aga ikkagi heade kavatsustega teatavasti on sillutatud. Just. Aga teine, mis meil natukene ka on selline õpitud abitus ja ootus perfektsionismile, et see kehataju on läinud ka tänu sellele üsna paigast ära. Ehk siis inimkeha võibki mõnikord natuke valutada. Ja mõnikord võibki siit-sealt sügeleda. Ja mõnikord ongi okei, kui sul on see sinikas seal jala peal ja sa ei tea tegelikult, kas sa lõid ta kuhugile ära või ei löönud. Et ka see arusaam, et inimkeha, ja see on puhtalt praktilist kogemust, ma tõesti näen neid patsiente palju, et see arusaam, et inimkeha on elusorganism ja see elusorganism mõnikord valutab, mõnikord on tal halb päev ja mõnikord on ta väsinud. Et minu juurde on suunatud patsienti selle tõttu, et ta peale spordi tegemist tundis ennast väsina. Olgu. See on täpselt sama, et vaata, kui me üks öö ei maga, siis me juba nagu lähevad kõik alarmid tööle, mõni haarab kohe juba teisel päeval mingi medikamendi järele on ju, aga nagu arvestada seda, et täna oligi šaisse päev, et oligi see šaisse öö, See jõuab natukene jälle tagasi selle meie jälle ka hariduseni, kuhu me tihti peale jõuame, et tervikuna, nagu sa ütled, inimene on tervikuna ikkagi see elusorganism on ju, et see holistiline vaade inimesele, mitte nüüd nagu üksikud mingid probleemid või valud, vaid mind ennast nagu on nii palju kuidagi edasi aidanud see, et miks kogu see sinu elustiil ja sinu otsused lõpuks mõjutavad seda, kuidas sa ennast tunned, mis sümptomid avalduvad, on ju kas või see, et täiesti loll näide, aga kui mul ajas hullult köhima, vahepeal oli, juba mõtled, okei, nii, nüüd on metastaasid kopsus. Nüüd see köha ei lähe üle, juba mitu nädalat köhin. Okei, siis mõtled, aga äkki see ei ole nagu, kui mingi muid sümptomeid ei ole, siis mul ema ütles, et äkki see on üldse kuidagi maost. Maost, mis köha. Okei, et võib-olla on happeline. Okei, siis hakkasid jälgima toitumist. Nii, okei, tuligi mingit toite sööd on ju, läheb köha hullemaks,
läheb köha vähemaks. Okei, magu, nii, mis selle maoga, miks ta siis läks selliseks, on ju, et kas mul nagu maks ei tule toima mingisuguste, ma ei tea, mürkide seal mõnus on ju, ja mõtled juba seda. Sest see ring läheb käima. Ja siis lõpuks jõudsid nagu neerudeni, sest et mu see Hiina meditsiiniarst, kes mul nõelu paneb, ütles, et neeruenergia on kinni. Ja lõpuks siis kuskilt guugeldasidki välja, et kui nagu neerudega on mingi probleem, siis lõpuks see avaldub ka selles keha happelisuses, see lõpuks hakkab andma refluksiga märku, tekib sul köha ja lõpuks nagu see algallikas, pärast ma vaatasin, mul oligi neeru näit oli ka alla läinud, siis mõtledki, et kas tõesti see tegelikult nagu see kogu organism võibki olla nii, et mul probleem tegelikult oli neerudes, mul oli köha, ma kartsin, et mul on kopsu metastasid, on ju, ma jõudsin käia ära maos, maksas, lõpuks jõudsin neerudesse, et aga tegelikult see ongi terviksüsteem, et see ei ole nii mustvalge, et nüüd köha, nii, nüüd on kopsud, nüüd on läinud kõik. Ma ei tea, miks ma sellest praegu rääkisin, aga see kuidagi... Ei, aga see terviseärevus on tegelikult hästi hull teema, millega tegelikult ma arvan, et me ühiskonnas me ei oska ka tegelikult toimetada ja tegelikult eeskätt ei oska sellega, ma arvan, toimetada ka perearstid, sest tegelikult tullaksegi öeldakse inimesele otse, et asi on su peas kinni ja sellega tegelikult tehakse veel rohkem inimesele liiga. Et ma arvan, et see on teema, mis tegelikult vajab järjest rohkem kõlapinda ja tööd ja läbi hekseldamist, et seda erinevate nii-öelda vaatenurkade ja tahkudelt hakata hekseldama. Nii et kui nüüd vere juurde korra veel tagasi tulla, siis see, et meil on need valgeverelibled maas, et see on täitsa normaalne, sest me oleme oma keemiat saanud. Oi, mul on enamus asjad seal maas ja mida ma tegelikult ütlen ka seda, kuna ma olen juba 9. aastat patsient põhimõtteliselt kohe, siis minul ikkagi doktor Jürgens oli nagu hästi realist, on ju, et kui ma ikkagi iga 3-4 kuu tagant saan kontrastainet, mis on neerudele kohutav põnts ikkagi, siis nüüd ma ikkagi näengi juba, et see neerutöö juba kergelt sealt, et ta ei ole midagi kriitilist, aga see langustrend on juba näha. Kusjuures ma küsisin selle, kui ma käisin kompuutris, selle sinu jutu peale, ma küsisin selle tädi käest, kes mulle seda kompuutrit tegi. Ma ütlesin, et mul siin neerunäitajad on langenud, et kas see, et ma 3 kuu tagant käin, et kas see mõjutab. Ütlesin, et ei, mis asja, jood vett, see läheb nii kiiresti viuhti välja. See on lühike aeg, sul ma arvan, et ei tohiks veel võib-olla mõjutada. Ja siin pigem on see loogika, et hästi neerutööd ikkagi hästi palju mõjutab puhtalt ka see, et milline on see veetarbimine ja mitte ainult see, et mul nüüd tuli meelde, ma nüüd tõmban õhtul see 2 liitrit ära, vaid et jällegi inimkeha on elav organism, eks ju, ja see peab olema nagu tasakaalustatud. Veel üks hästi oluline infokild siia juurde, arvestades mul on see ATH, mul on hästi asjad meelest ära. Mina nüüd ostsin endale sellise veepudeli, mis tuletab mulle meelde, et ma pean vett jooma. Ta hakkab vilkuma siis, kui ma pole tükk aega vett joonud ja siis ma selle peale võtan selle pudeli ja joon, kui ma ei ole seda pudelit koju unustanud. Ja mina pidin saama südari, sellepärast, et ma ei saanud nagu mitte midagi aru, aga olgu. Ei ole viga, on ka neid, mis annavad helisignaali, need on palju hullemad. Nii et saab minna veel. Aga ma lohutan pille. Võtame lonksu vett selle peale, sina ka, Mariken, sul on ei vilgu midagi vähemalt. Küll, aga Markus vilgutas juba seal kaamera taga oma pikki ripsmeid, välgutas. Et meil hakkab saate aeg varsti otsa saama. Ma just mõtlen, et veel ei tahaks päris kaant peale panna sellele saatele. Et kui sa, Mariken, nüüd mõtled, sa oled olnud pikalt arsti rollis. Täna sa oled siis ametnik. Tahaks küsida, kuhu edasi, aga see ei ole see küsimus. Kui sa nüüd unistad korraks ja püüad unistada realistina, siis mis sa arvad, kui me teeme selle saate uuesti 5 aasta pärast, meie oleme rõõmsasti jätkuvalt elus, sina oled jätkuvalt seismas Eesti asja eest olulistes rollides, siis kus me oma tervishoiuga võiksime 5 aasta pärast olla? Just kui me võtame võib-olla ka seda nagu... Ma loodan, et ei ütle seda kuulsad sõna, see 3 punkti kursil. Ei, seal me oleme praegu. Sellega on nagu selles mõttes... pärast võiksime väljas olla sealt. Sellega on kõik hästi, see on tehtud. Olgu, väga hea. See ei ole üldse küsimus, see ei ole eraldi eesmärk. Miks? No ma ei ole realistina võib-olla nagu kohati kõige parem selles mõttes, et mul on ikkagi inimestele ja teistele organisatsioonidele suured ootused ja ma üldiselt olen väga pettunud, kui minu ootusi ei täideta, aga ma pean tunnistama, et ajaloo jooksul üldiselt pigem ikka täidetakse. Ma võin kohati väga veenev olla, kui selleks on väga suur vajadus. Aga nali naljaks, me ilmselgelt oleme ju
tänasel hetkel situatsioonis, noh, ma võtan selle sama eilse konverentsi või ka mis iganes üritused, kus me siin küll teiega, küll teieta oleme viimasel ajal käinud. See ühine sõnum on see, et tervishoid selliselt ei saa edasi minna. See tuleb nagu absoluutselt igast asendist. Ükskõik kellega me räägime me arstidega, patsientidega, õdedega, ma ei tea, sotsiaaltöötajatega, üleüldiselt, eks ju, noh, see tuleb nagu kõikjalt. Okei, sõnum vastu võetud. See osa, eks ju, et mis siis? No, suure pildi ma sulle joonistasin, väärtuspõhine meditsiin, see on kõik imeline. Aga päris elus 5 aasta pärast me suure tõenäosusega oleme veel üsna raskete muutuste keskel. Ütleme praktikas need muutused, mida me tahaks läbi viia. Üks on tõesti rahastamine. Praegune rahastamine ei toeta terviklikku patsiendi käsitlust, ei toeta organisatsioonide omavahelist koostööd, ei toeta erialade omavahelist koostööd nii hästi. Ühesõnaga, ta kõike seda natukene teeb, aga ta ei tee seda nii palju, kui me tahaksime. Ehk et 5 aasta pärast meil kindlasti peab olema uus rahastusmudel. Ja see peab olema töös. Küsimus ei ole selles, et kas me oleme ta selleks hetkeks suutnud välja mõelda, ta peab olema rakendunud ja ta peab olema kasutuses. Ja selleks ajaks kasutusel juba tõenäoliselt mõned aastad. Vähemalt kui mitte terviklikuna, siis vähemalt etapiviisiliselt selle süsteemi osades. See on üks asi. Teine, mis peab selleks ajaks olema läbimõeldud, on see, et meie tervishoid hetkel ei ole, mulle ei meeldi see väljend, et optimeeritud. Me oleme oma arstid ja õed nii ära optimeerinud, kui annab optimeerida, eks ju, meie tööjõud on ikka nii üle optimeeritud, et jah. Aga me ei ole optimeeritud selles osas, mis puudutab nagu üldist ressursikasutust. Alustades sellest, et kus mis uuringuid tehakse või kus mis tehnikat omatakse või millised on meie ütleme teinekord ka taristu investeeringud, kas need lähevad kokku teiste haiglate laienemisplaanidega jada. See on teine osa, mida ma arvan, me peame lähiaastatel oluliselt korrigeerima. Selle nimi on strateegiline ostmine ja tsentraliseerimine, detsentraliseerimine, eks ju, ja nende sõnade all see praktiline elu siiski on see, et me peame teatud asju koondama teatud keskustesse ja neid asju, mis ei pea seal keskustes olema, neid me suuname väljaspoole. Me oleme lootnud, ilmselt riik on lootnud, et see toimib sellise loomuliku koostöö ja ühiskondliku arenguna. 20 aastat pole toiminud, mina arvan, et nüüd võiks lootuse maha matta ja actually teha midagi. Et see on nagu see teine osa, mis 5 aasta pärast kindlasti peaks olema korrigeerunud, kui mitte lõplikult korras, aga kindlasti korrigeerunud. Ja kolmas on siis tõesti see selline suurem silode lammutamine ja suurem, ütleme, ma väljendaksin seda selliselt, et horisontaalsele juhtimisele üleminek, ükskõik mis versioonis, definitsioonis, protsessis, kuidas me seda tahame parajasti defineerida, aga see põhimõte, et me tuleme nendest tornidest tõesti sellisele tasapinnalisele lähenemisele, kus inimesed teevad seda tööd, mida nad oskavad teha, milleks neil on võimekus, valmisolek, teadmised, tahe. Ja kui seda ei ole, siis me sinna lisame selle inimese, kellel on, mitte ei nõua seda sellelt, kellel ei ole ja ei hakka ka tulema. Et need on minu väikesed 5 aasta plaanid. Ja see tundub kõik nagu nii loogiline ja mõistlik, et jälle mõtledki, et ega kuidas see siiamaani pole nii olnud, sest mulle tundubki, et need samad ka võib-olla need mõõdikud, üks asi on see, et mis on mõõdikud, ma ei kujuta üldse ette, nagu, mis tasandil meil täna on näiteks ka haiglatel või erinevatel asutustel mingid mõõdikud, kas need on kuidagi sünkroonis, kas me küsime ainult nagu, ongi see, et mitu patsienti raviti või siis täpselt, et mis on nende, ma ei tea, või mis on tulemus, mis on personali rahulolu, mis on patsientide rahulolu. Ja ärme andmetesse parem lähe, sest siis me võime siin hea meelega veel 3 tundi olla. Et tegelikult ongi, et mida me siis väärtustame, sest see kolmnurk on ju, kus sul ongi siis nii-öelda ütleme siis erasektori mõistes investor, töötajad ja klient
siis noh, meil ju samamoodi omanik, töötajad, patsient. Et kõik need 3 osa sellest kolmnurgast peavad olema, nende eest peab seisma ja see peaks ju ka mõõdikutes väljenduma, on ju, et me ei saa tähtsustada nagu ühte teisest kuidagi olulisemaks, et jah, prioriteedid erinevatel ajahetkedel on erinevad, aga noh, mind tõesti nagu siiralt üllatas see, et meil näiteks personalijuht vist ei ole väga nagu juhatuse tasemel täna haiglate juhtimises kaasas, mis tundub mulle täiesti absurdne. Ta on kindlasti juhtimises kaasas, aga mitte juhatuses. Jah, ma sõnastaks selle selliselt. Ma arvan, et ta juhtimises, noh, ma ei tea haiglate töökorraldus selliselt, aga ütleme juhatuses neid tõesti ei ole. Sest ma mäletan, kui suure muutuse see tõi, noh jälle mina oma pangajutuga siin raiun, et kui meil kunagi Ülle-Matt liitus Swedbanki meeskonnaga, siis ta ise võitles ennast ka samamoodi sinna sellesse juhatusse, nii palju kui ma vähemasti mäletan ja tean, et ja tegelikult see muutus väga palju muutis ka organisatsiooni kultuuris, sest et juhatuse tasemel otsustes oli kogu aeg personal. Töötajate seisev inimene kaasas, nii nagu seal oli kliendi suunajuht oli, on ju juhatuse liige. Et arvestades ka seda teemat, mida sa oma artiklis siin avasid, et kui palju meil on seda töökiusu ja depressiooni ja läbipõlemist just meie meditsiinipersonali seas, siis tegelikult võib-olla see on üks selline väga lihtne praktiline samm, mida see on õudselt, ma olen seda tükk aega nagu mõelnud, lihtsalt tehniline lahendus, kuidas seda juurutada, kuidas mina riigina saan öelda, et kõik haiglad võtavad nüüd personalijuhi oma juhatusse. Noh, esiteks ma tuletan meelde, meil on riigihaiglad ja siis on meil kohalike omavalitsuste, eks ju, haiglad. Ja teiseks, noh, see peab tulema ikkagi sealt seest selles mõttes, et ma võin ju selle nõude anda, aga kui see personalijuht esiteks ei täida oma rolli või teiseks teda ei aktsepteerita ikkagi selle meeskonna liikmena, no siis see nõue muutub vähem. Noh, see muutub mõttetuks. Sellisel juhul ma peaks seda nõuet tagama, eks ju, pigem kuidagi teisiti. Noh, see on nüüd see personali väärtustamise, eks ju, üks siht eesmärkidest. Patsiendina ka, noh, see kliinikum on ju, noh, üldse need haiglad on ju, noh, tohutud suured ja kui see patsient erinevate nii-öelda osakondade vahel liigub, siis tegelikult on nii hästi tajutav, kuidas ühes osakonnas sa saad aru, et noh, seal on midagi hoopis teisiti. Sellepärast, et seal on suudetud nagu meeskonda sisse viia hoopis teine hoiak, hoopis teine lähenemisviis patsiendile ja sa lähed teise osakonda, seal on hoopis teine. Ja, aga me räägime ühest samast asutust. Ja see on ühe asutuse, halvemal juhul on need ühe kliiniku või isegi ühe keskuse erinevad osakonnad, eks ju, et noh, me isegi seal ei suuda praegu tagada ühtset väärtusruumi. Ma ei ole negatiivne selles mõttes, et ma tõesti arvan, et see on mõjutatav, see on liigutatav, see on tehtav, aga küsimus, ma korra tulen tagasi selle ärinäite juurde selles mõttes, et noh, me peame ka aru saama sellest paradigmast, me siis selles mõttes, et kogu see tervishoiutöötajad ja kõik see sektor iseenesest, et ja väljaspoolt ka ühiskond võib-olla, et mis siis on see ootus. Et kui me räägime ärimaailmast, noh, ütleme, võib-olla vähemalt mingis mahus see ootus on kasum. Ettevõtluses see vähemalt on üks ootustest. Riigi tervishoius see ei saa olla üks ootusi. Sinu ootus saab olla see, et sa oled finantsiliselt jätkusuutlik, aga see on hoopis teine definitsioon kui see, et sa oled kasumlik. Kasumlikkust me riigi tervishoidu ei tohiks sisse kirjutada. Ehk siis see eesmärk tegelikult läheb laualt maha. Siis on järgmine. Järgmine on kvaliteetne teenus. Kas kvaliteetne teenus on see, mis peaks olema riigi tervishoiu üks eesmärkidest? Kõlaks ilusasti, tegelikult ei ole. Sest sellisel juhul selle eesmärgiga me fokusseerime ennast teenusele. Ja see ei ole tegelikult see koht, mida me tahame arendada. See, et see teenus peab olema kvaliteetne, absoluutselt jaa, aga see ei saa olla eesmärk omaette ja ei tohi olla eesmärk omaette. Me ei taha saavutada tegelikult, ja see on nüüd natukene vastuoluline, mida ma ütlen, meie eesmärk, üks eesmärkidest võib olla kliendi rahulolu. Aga see ei peaks olema ainukene eesmärk, sellepärast, et see kliendi rahulolu ka tegelikult ei taga seda nagu tulemust. Ehk siis me oleme sellises natukene naljakas paradigmas, kus kogu selle süsteemi ja ettevõtte, sest praegu on meil ikkagi suuresti ettevõtted, on ju, eesmärk on tagada kliendi elu kvaliteet. On ju? Ja vot see on nüüd see, mis läheb, ütleme, sellest ettevõtlus loogikast natukene välja.
ja ka juhtimisloogikast välja. Ja me peame selle aktsepteerimise ära tegema ja nentima, et jah, see on see tulevik, mida me tahame. Ja vot siis me saame hakata sättima haiglatele juhtimisnõudeid, eesmärke, mõõdikuid, strateegiaid. Sest seesama elukvaliteet mõjutab meil ju kõike. Just. Nii kõike seda tööampload, kõike on ju, et kui kulukaks nii-öelda siis tegelikult kogu see teema läheb, on ju. Jah, no muidugi väga mõõdikutes ma tahaks hullult siia veel edasi minna, aga võib-olla ei ole mõistlik täna, sest et kui sul lõpuks on nagu lõppeesmärk on see sama, mida sa kirjeldad, et see elukvaliteet oleks võimalikult hea inimestel, siis objectives and key results versus KPIs on ju, et kus me ühel juhul mõõdame väga kindlalt mingit numbrit ja saavutatud tulemust, teisel juhul me kirjeldame soovitud olukord on see ja mis tegevustega me siis sellesse kohta jõuame, on ju, et me peame selle jaoks seisma nii töötajate rahulolu ja nende hea õnne eest, on ju, selle eest, et meie tervishoid oleks kvaliteetne, kui siis ka, et me finantsiliselt oleks heal järel, on ju, et aga see üks nagu lõppeesmärk ei tähenda, et need muud asjad oleks kuidagi vähem olulised ja see on ju lõpuks see juhtimisülesanne, et kuidas sa balansseerid nende erinevate teemade vahel. Aga ma arvan, et see võtmekoht siin on see, et see lõppeesmärk peab olema nagu ühtselt, selgelt defineeritud. Sest siia veel mul on hästi hea meel, et sa selle kõva häälega ikkagi välja ütlesid. Et ka see, mida me küsime ja mõõdame ja kuidas me seda kõike rahastame, sest kui Pillega, sina tegelikult olid minust ka esimesel päeval ja Tarmoga Estcani Deep Dive'il osalesime kevadel, siis see oli, me olime täiesti uued kogu selles valdkonnas ju mingi 6 aega vist siin toimetanud oma onkoloogikaga. Ja kui me sattusime siis esimest korda sellisesse prominentsesse seltskonda, kus olid kõik seal ametnikud ja arstid ja kõik läbi segi mingid hullud ajurünnakud, et kuidas me siis saame luua seda patsiendi keskset tervishoidu, et mis meid takistab, siis mis seal ikkagi nagu oligi minu sellisele toorele kõrvale hästi nagu ei saa öelda, mu kõrvale silma torkas. Et oligi see, et väga paljud mingid mõttevahetused jõudsid tagasi mingisuguste kulukohtade ja koodide ja kuluridade ja kuidas mingid arved liiguvad selle juurde, et me ei saa luua seda muutust patsiendi jaoks või nagu süsteemis ümber teha, sest et raha tuleb sealt sinna. Et mulle tundub, et me ka nagu väga palju oleme harjunudki sellesse nagu takerduma, et kui te suudate nüüd riigi tasandil selle ära lahendada, et rahad hakkavad liikuma kuidagi loogilisemalt, et see tegelikult võiks olla päris suur nagu selline, me võtame ühe vabanduse võib-olla ka ära. Just, mul on tunne, et see natukene on nagu see koht ka, kindlasti, alati saab raha paremini jagada ja praegune jagamismetoodika ei ole olnud selline, millega me tahaksime edasi minna, aga ta on meid edukalt siia toonud, me ei saa seda ära unustada, et meil on olnud tegelikult tervishoius ikkagi väga tugevad aastad ja meie tervishoiu tulemused on ääretult head, kui me mõtleme, kust me alustasime, eks ju. Et selles mõttes, eks tal on häid külgi, aga tihti peale, see on nüüd see koht, et mis meil, kui mul oleks see võlukepikene, on ju, et ega ma esimese viipega ei teeks rahastust ümber ja ega ma esimese viipega tõenäoliselt ei hakkaks ka mingisuguseid teenuseid tsentraliseerima või midagi sellist, et see, mis meil on puudu, on selline proaktiivne omavaheline koostöö. Et see, kui keegi selle, sest tegelikult väga paljud teemad, mida me oleme arutanud ja seda ma nüüd ütlen oma nii-öelda siis selle varasema elu pealt, et väga paljud seal tegelikult ei nõuaks ei õigusruumi, ei rahastaja muutusi, vaid meie oma põhimõttelist suhtumist, inimeste vahelise kommunikatsiooni paranemist või ka nentimist, et jah, me jääme siinkohal eriarvamusele, aga lähme nüüd selle teise probleemiga edasi ja proovime siin ühistele arusaamadele jõuda. Et sellist imelist tihedat koostööd erialasiseselt või erinevate erialade vahel või ka näiteks arstide, õdede vahel, arstide tugispetsialistide vahel. Ma näen meditsiinist patsiendina olles siis mul mingi hetk, ma olen seda varasemalt kuskil minust öelnud, et mul tuli nagu järsku nagu see tunne, et ma oleks nagu koolis, kus iga aine õpetaja arvab, et tema aine on see kõige olulisem. Siis tegelikult meditsiinis patsiendina olles on täpselt see sama teema, sest iga nagu nii-öelda oma ala spetsialist arvab, et see on, tema on see kõige on ju. Et see on siuke
päris keeruline koht, kus nagu olla kohati. jah, aga lõpuks ongi, ma ei tea, mulle tundub, et kui tulevadki need inimesed lõpuks nende spetsialistide taga välja ja need samad, et kui me tegeleme inimestega päriselt, unustame mingeid rolle ära ja teeme koostöö inimeste tasemel, siis tegelikult ükskõik kellega jälle sa räägid, siis kuigi sa näed, et kuskilt ridade vahelt kajab läbi mingisugune lahendamata konflikt või eriarvamus mõne teise sarnases valdkonnas tegutseva inimesega, siis kui rääkida sellest, mida päriselt tahetakse või millest unistatakse või mis on valesti, siis kõik räägivad tegelikult sama asja. Aga millegipärast ometigi see kokkutulek on ja keeruline. samas kohati on nagu ka seda vaata, et ükskõik mis valdkonda siis inimene nagu eest veab või mis sektoris või kus kohas ta nagu parasjagu töötab või toimetab, et inimene nagu suudaks ennast nagu sinna viia, et aga kui mina oleks nüüd praegu see nii-öelda lõpptarbija või selles, et kas ma nagu, et kuidas ma nagu selle kõik siin vastu võtaksin. Ja ma mäletan ikkagi, et ma tulen jälle sinna tagasi see, kui ma selle hospiitsiga kokku puutusin, on ju. Ja ma reaalselt mõtlesin ennast sinna samma palatisse, sinna voodisse. Kas ma tahan sellises keskkonnas oma viimased elupäevad veeta, keset neid hallisid seinasid, kus ei ole mitte midagi ja lihtsalt lakke vahtida. Et selles mõttes, et ma arvan, et kui iga valdkonna inimene mõtlebki oma sektsiooni peale, kus ta nagu vastutab ja toimetab, et aga kui nüüd mina olen see, kes peab seda siin hakkama tarbima, kas see on nagu fine, on ju? Ja küsimus on sageli ka, eks ju, ajas. Kas sa tarbid seda toodet või siis seda teenust või keskkonda päev või 2 või sa teadki, et see on nüüd järgmised 2, 3, 6 kuud, hematoloogia pikemad haiguslood, haiglas olekud, siis on sellised 8, 9, 10 kuud see on ikka väga järjest haiglas. Et see on hoopis teistmoodi elu ja need on hoopis teistmoodi patsiendid ja nemad vajavad hoopis teistsugust tähelepanu, aga sageli meil on patsiendid tõesti kuude kaupa, et need ravid on sellised, mis vajavad sellist hästi pika haiglas olekut, et see on veel omaette maailm ja see tugisüsteem, mida sellisel juhul see inimene sinna juurde vajab, võib-olla ta ei vajagi hingehoidjat, aga võib-olla ta vajab oma vaipa ja patja ja tegelikult võib-olla tahaks oma mängukonsooli, on ju. Et on mingid väiksed asjad, mida me kõike ei saa, eks ju, küünlaid tuua ei saa sageli, sellepärast, et siis ja infektsiooni mingi järjepidev kontroll jääb ka jääma. Aga kas või see, et me saame talle tagada sinna kõlarid ja muusika, on ju, sest sa tahad, et sul oleks mingisugune heli, mitte ainult ootaks ventilaator. Lihtsad asjad. Kuule, aga nüüd me oleme vist päris, Markus on juba käega löönud, isegi enam ei vaata meie poole. Juba alliks läinud. Ma tahaks lõpetada selle saate sellise küsimusega sulle. Küll unistamise küsimus tundus juba nagu lõpuküsimus, aga ei. Kui sa mõtled nüüd patsientidele ja üldse kodaniku ühiskonnale tervishoius ja selle rollile, huvikaitse, kaasatus, patsiendiorganisatsioonid, siis millist rolli sa näed meil? Kuhu me võiksime liikuda või milliseid sihte seada, et kuidas kasulikud olla? Tehke ennast kuuldavaks. Meil oli see vestlus üleeile. Omal päevad lähevad nii kiiresti. Küsimus järgmistes valimistes, eks ju. Teatavasti meil ei ole siin Riigikogu valimisteni ülemäära palju jäänud. Millise erakonna platvormil on tervishoid ja patsient tähtis. Ja ma ei mõtle lihtsalt seda, et see on seal nagu natukene kirjas. Lihtsalt loosungina. Vaid, et kas meil päriselt on poliitilist jõudu, kes seisaks patsientide või ütleme, inimese tervise eest. Ma ei taha isegi, et ta seisaks patsientide eest, ma tahan, et ta seisaks tervise eest, selle sama tervisehariduse eest, selle sama ühiskondliku kaasamise eest. Ma tahaks seda, aga kuna me ei, riik see oleme meie, eks ju, ilmselt me ei ole seda ühiskonnana nõudnud, sest igal juhul meie erakondade sellise tõsise tähelepanu all seda teemat ei ole. Ja see on see, mis vajab, me ei muuda mitte midagi demokraatliku riigi muutustes kõige suurem mõjutaja on poliitiline tahe. Ja seni, kuni me ei suuda seda rahva tervist viia poliitiliseks tahteks,
me võime pea peal seista, aga see ühiskond ei muutu. Ja see peab tulema nagu hästi selgelt, see peab olema valija selgelt väljendatud soov, et tervis on meile oluline, tegelege. Ja siis saab tulla see ülejäänud nagu jada järgi. Ja vot siin ma näen, on tõesti sellel kodanikuühiskonnal ja ühendustel on nagu kõige suurem roll. Nii et seisame selle eest edasi, et seekord Riigikogust raha ei eraldatud. Ära saa poliitikusse igaks juhuks mina aina. Kuigi. Jaa. Soovitused. Okei, kuule Mariken, oli imetore sinuga sa oled nii jutustada. õige inimene nagu õiges kohas. Ja nii tore on see, et see on ka nagu seestpoolt tulnud täiesti, ka Estcanist, Eesti vähitõrje võrgustikust, et tervitused sinna ka. Jaa, loodame, et teeme sellel teemal ka varsti ühe saate, ma arvan, et oleks päris mõistlik vist, on ju. Ma arvan tore. Kuule, aga aitäh sulle ja me kohtume kindlasti õige pea jälle ja loodan, et ka Sotsiaalministeeriumis siis, see on ebaoluline juba siin lõpus, et jagatakse, mis ei puutu üldse asjasse. Nii et kohtume peagi sinuga jälle ja mis me ikka siia lõppu siis ütleme, Pille? Elusat elu!